Tervist, kallid Youtube'i kanali jälgijad, tellijad ja kusjuures teie, kes te niisama käite luusimas siin mu kanali peal, et nüüd oleks äkki aeg juba vajutada seda nupukest, et telli kanal. Ma tean, et teid on mingisugune üle 50% siin ja suur aitäh teile siis ka klubi liikmetele. Teil on alati siis sellised põnevad videod kõige esmajärjekorras siis vaatamiseks. Ja siis nii nagu ma endalt räägin, siis ma panen ka kas laupäeviti või pühapäeviti siis ka teistele vaatamiseks, sõltub siis rääkijaga, et kas ta tahab, et see läheks sinna üle 2000 inimesele siis vaatamiseks või me piirdume siin oma väikses mõnusas pesakonnas. Täna on meil külaliseks Katre. Tšau, Katre. Tere, tere, tere. tere! Ja enne kui ma annan Katrele üldse sõnaõigust või siis mikrofoni lükkan tema nina alla, siis kes ta on üldse? Katre on üks nende seast, kes soovis endale suulist analüüsi. Kaua ootas, kaua oodatud kaunikene. Mina saatsin talle vahepeal ka vist äkki sõnumi, et nüüd natukene hilinen, et läheb siin paar nädalat edasi ja ma ei mäleta, kas sina olid, Katre, see naine, kes ütles mulle, et no mis sa ikka siin minu numbritega peale hakkad või sa ei tee ju nende numbritega mitte midagi. Ma ei mäleta, kas olid sina see naine, aga vahepeal osad rebivad kildu, et ootab ära. Aga teate, kui mina Katrini jõudsin, siis oli väga huvitav, kui ma hakkasin teda lahti lammutama, siis sealt tuli hästi palju huvitavaid asju, et meie Katrega see vestlus, ehk siis kuidas see käib, see on niimoodi, et mina hakkan talle rääkima tema numbritest, siis kõik suulised kliendid saavad siis rääkida ka täpselt mulle tagasi, kas täpselt või kaudselt. Iga number toob jälle mingisuguse vana loo ülesse, mis on juba kas lahendatud või tahab lihtsalt jagada minuga või siis on mingid sellised, aga Merike, et kuidas see asi minuga nüüd nagu kooskõlas on või aga vaata, ma olen selle niimoodi läbi elanud, siis me niimoodi lükkame üks-ühele, tead, see on nagu see tennise mängimine, see pall läheb üks-ühele ja Katrega tuli nii muhedaid jutuajamisi, et siis ma mõtlesin täitsa lõpp, et kuidas Katre peegeldas mulle mingeid asju ja mina peegeldasin jälle Katrele. See oli mega. Tasus ära oodata, on ju, Katre? Jaa, kindlasti. Enne kui ma mõtlen, kuidas me selle asjaga niimoodi läheme, et Katrel on hästi põnevaid numbreid, et tahtsime natukene teile valgustada. Ma võin niimoodi hästi kiiruga visata, te niikuinii siit midagi ei näe, et siis sellist asja ma vaatan praegu, Katre sünnikaarti ja sellised põnevad numbrid, mis tegelikult meil praktiliselt kõigil on nad olemas. Peaaegu et kõigil, aga ütleme siis 95% inimestel on sellised nagu number 6. Ja Katre on üsna megalt neid. Ja number 6, mis see siis tähendab, et on see, et iseendaga on kogu aeg väljakutseid, et esiteks see, et võib-olla ka seltskonna valikul juba koolieas hakkab see olema, et vaatad ikka, tahaks ikka nagu siin vingemate tüdrukute seltsis olla. Et aga see vinge ja need kutid või siis üldse nii edasi nagu elus kogu aeg nagu sellise nagu välise ilu järgi, kui sa lähed, siis see viitab ju sellele, et tegelikult kui sa saad päris tuumani, siis sa mõtled, et joh, ei tea, et täitsa pekkis nagu, mis seltskond. Ja nii see nagu viib ja tegelikult on ka see, et endaga on need väljakutsed, et kas sa näed ilus välja või sa näed kole välja, ühest äärmusest teise kõikumine, kas sa oled piisavalt hea ema, võib-olla ei ole, kas sa liiga palju äkki nunnutad neid oma lähedasi, võib-olla see, et äkki ma pole piisav. Kuidas sinul, Katre, nendega on, sul on ikka päris mõnus ports neid siin. Jaa, absoluutselt, et kui ma mõtlen ka tagasi sellele, et sa ütlesid, et ma valin nagu seltskonda selle ilu järgi ja nii edasi, et siis ma olen hästi palju mõelnud sellele, et jah, et see esteetilisus kuidagi nagu on ühiskonnas nagu kaasa pandud, et no esteetiline on ilus, sümmeetriline on ilus, ebasümmeetriline ei ole ilus. Ja ühel hetkel ma olin 20-ndates, ma ei mäleta, et ma oleks eelnevalt sellega tegelenud, hakkas minus tekkima selline õiglustunne, et ma hakkasin tegelema teemaga nagu võrdne kohtlemine ja nii edasi, et ma ei tea, koolikiusamine ka, et noh, et ära hinda raamatut tema välimuse järgi, et ikkagi sisu on huvitav. Ja see on minu elus nagu olnud niimoodi edasi-tagasi kogu aeg, et jah, et ega välimus on ka ju oluline, aga sisu ka ja nagu sa ütled, et see tasakaalu leidmine on olnud nagu selline, oi jumal, nagu selline üles-alla teekond, aga ta ei ole nagu kurb teekond, et ma ei taha sinna Mhm. morbiidsusesse jälle minna, et aga ta on selline põnev teekond olnud ja täpselt, et vahepeal meigin ja siis ma ükskord, ma mäletan, mingis vanuses ma mõtlesingi, et
oota, järelikult kui ma meigin, siis mul on vist natuke paha tuju, sest ma proovin seda läbi meigi, seda paha tuju kompenseerida. ja kui ma olen ilma meigita, siis järelikult mul on rahu südames, et siis on kuidagi hästi. Et nagu sa ütledki, et niimoodi üles-alla, et noh, see kõlab võib-olla kuulajale nagu, et issand jumal, et noh, vali silm või otsi koht või vali nagu tee, et mis sa siis oled. aga mulle meeldis, kui Merike ütles mulle veel kord sellest suulisest tagasisidest, et see oli mega äge. see oli nagu selline nagu vestlus nagu parima sõbraga, et ilma hinnanguteta kõike võis rääkida, mõelda. ja Merike ütles mulle, et tead, Katre, et päevad ei olegi vennad, et kui ma sulle numbritest räägin, et siis arvesta sellega, et päevad ei ole vennad. aga mis on nagu äge selle kuue osas, et noh, et kord nii, kord naa ja hoolin üle, äkki hoolin ala, on see, et sa muutud teadlikuks, et kui sa tead, et su kuidagi missioon või tee on olla, hoolida, siis sa ka nendel halvematel hetkedel nagu saadki aru, et okei, nüüd on see halb hetk, et ma tean, et tegelikult minu missioon on hoolida, aga et ju ma praegu vajan ise aega, ju ma praegu vajan siis seda hetke, kus ma pean rahulikult olema või ma ei tea, tegelema sellega, mis mulle head teeb, et isegi kui ma välja ei lähe, miks ma Merikest hakkasin jälgima, sest ma tahtsin olla ka see, kes seal metsas käib. et ma elan ise linnas praegu. et just, et võtangi selle hetke, et ma lähen nii palju, kui mul siin metsa on linna ääres, et ma lähen lihtsalt jalutan, sest ma tean, et see teeb mulle head. et jah, ja vahepeal ma olen ka väga võidelnud selle vastu, et mis hoolija ma olen, mingi kodumemm või ei, ma ei ole kodumemm ja siis ma lähen nagu äärmusesse ära, eks sa ütled, et ega hoolimine ei tähenda seda, et sa istud rätt peas, et see Mm. äärmustes käimine on nagu hästi noh, mis on nagu minu eluteel oluline, et ära mine äärmusesse, et otsi tasakaalu, et see tasakaalu kese leidmine on selline noh, ütleme siia poole peale tulla, et ma saan kohe 50 järgmine aasta. et praegu see tasakaalu leidmine on nagu hästi-hästi selline kuum teema minu jaoks siis igas mõttes, ka hoolimise mõttes ja nii edasi. Aitäh, Katre, selle iseloomustuse eest. tegelikult Katre, see number 6 ei ole lihtsalt number 6, et Katre on sündinud 24, aga nii nagu ma olen rääkinud, siis sünnikaardis, kui ma teen sinu isiksuse ehk siis sünnipäevast tuleneva selle kolmnurga lahti, seal on nagu tohutult palju numbreid, ehk siis neid on täpselt 6 ja Katrel on seal kõike. Katril on seal 13, mis viitab sellele, et tohutult temperamenti ja samas ka sellist asja, et ta võib muutuda 1, 2, 0-st 100-ni näiteks, siis tal on ka selline number, ma ei hakka sulle kõiki numbreid, sulle, teile, kõike temast nagu lahti rääkima, muidu ongi niimoodi, et Katri on avatud raamat, aga tal on selline 13 ja siis üks teine number, mis on tegelikult mõlemad hästi sellised hoogsad. See number, mida mul on edukuse koodis väga palju, ma olen sellest ka palju rääkinud, kes teab, see teab, natukene sellist kodutööd ka, minge luusige ringi mu videotes. Siis tal on näiteks selline number, mis viib ta täiesti nagu ülihoolivusse. Ehk siis see, et ta võib täiesti ennast ära unustada ja unustada ära üldse, kes tema on. Vaadake, see sünnipäev nagu sisaldab kõike seda. Ja tal on üks selline väga maagiline number, mida ma küll tahan rääkida kõva häälega, natukene seda ka küsida, kuidas see sinus ka trigerdub või kuidas ta seal nagu ennast tunda annab, see number 18, mis tegelikult viitab sellele, et sul ei ole ainult üks kord 18, sul on kaks tükki, oli kindlasti ja kaks tükki, mis viitab ka sellele, et eelmistel eludel, ja see tuleb vaimse kolmnurgast ka välja, sa oled olnud kunagi kas selgeltnägija, sa oled esoteerik olnud, noh, loodame, et mitte nõid, aga võib-olla ka see miinuspool 18-l on must maagia, seda ma ei näe nagu. aga see viitab sellele, et sul selles elus on väga palju maagilisi juhtumeid ekstrasensoorseid võimalusi, ande, kuidas sa nendega oled kokku puutunud oma elus, sest sul on nii sünnipäevast johtuvalt seda kui ka sünnikuust, mis on nagu jackpot täiega. ja et ega ju ma ei ole sellele otseselt mõelnud, aga ma mäletan, kui minu sõbranna vanaema kaarte tagus või kui me väikeste tüdrukutena selliseid salapäraseid asju tegime, et see väga tõmbas mind ja natukene ka kohutas, et see on täiesti normaalne arengutee, ma arvan, kõik on vaime välja kutsunud oma elus. ja
just, aga seda oli huvitav kuulata selles mõttes, et kui ma nüüd jõuan selleni, et ma ei taha, noh, ma jällegi ei taha öelda, et ma midagi tunnen, aga kui ma mõtlen sellele, et mida Merike mulle kordas, millest ma nüüd aru saan, et intuitsioon, siis seda intuitsiooni ma olen tunnetanud väga palju, ütleme teaduskeeles siis nimetagem seda, ma ei tea, säilenõtkuseks või resilientsuseks, et mul on mingi olukord, mul ei ole üldse kogemusi, ma olen noor tüdruk, mul on mingi olukord ja ma tunnen, et rohkem edasi ma ei lähe siit, Mm. sest kahjulik. Et mingeid selliseid hetki on ja loomulikult ma ei ole ju neid, ma olen mõelnud, et aga kõigil on see, et kõigil on mingisugune ohutunne või no just sa ütled, et ei ole ja vaata, mina elan ju siin kaameras, minu kaamera on need minu silmad ja mina olen Mm. siin kuskil, ma ei tea, selle metafoori ma olen ka kuskilt varastanud, et mina olen kuskil siin see ekskavaatori juht ja mina olen Mhm. mõelnud, et noh, nagu mina asju näen, et ju siis kõik näevad, et ma ei mõtle, et kõik on ühesugused, et see kõlab kuidagi ka imelikult, aga jah, et selline ohutunne on olemas. Ma ei ütle nüüd, et ma kuidagi kardan kõike, ma olen olnud väga arg, et ütleme ka väga palju võimalusi, mis oli mul lapsepõlves, ma olen lasknud ära, sest mul on olnud hirm mingite asjade suhtes, mis on ka loogiline, et aju ju ei tea. Ja ma arvan, et see ekstrasensoorne või selline selgeltnägemise võime, et see ongi seotud selle minu intuitsiooniga, millega ma olen ka mingitel eluhetkedel nagu võidelnud, et ah, ei ole. Ja ma mäletan, et ma küsisin ka Merikese käest, et kui noh, ma ei näegi, mis vahe siin on, et kas nüüd esoteerika esoteerika on minu meelest ka, nagu ma tahan selle statement'i öelda, et minu meelest väga hea, et see aitab inimesel edasi areneda, et seda ei peaks kuidagi vastanduma. et ja kui inimene on võib-olla haavatav, et siis on küsitav, et kas haavatavaid inimesi peab võib-olla esoteerikasse suunama, et võib-olla seal on meditsiiniabi vaja, mis iganes, see selleks. aga et ma olen kuidagi selle tundlikkusega ka mõelnud, et pagan, et kes minuga räägib, et kas on südame hääl või mõistuse hääl või mis asi see on, millal on Mm. mõistuse hääl ja millal on südame hääl, ma aru ei saa. ja mulle väga meeldis see, kui Merike ütles, et aga mina ka kuulsin ja mind kõnetas see, et vaata, südame hääl on see, mis nagu on reeglina positiivne ja mis nagu kriibib ja tuleb nagu heas mõttes alati nagu pinnale, aga see mõistuse hääl on reeglina selline negatiivne või noh, ma jõuan jälle selleni, et võib-olla ma jälle arvan, et minul need hirmud on aidanud mul võib-olla millestki õudsest pääseda. aga ma nüüd räägin endale vastu, võib-olla see õudus ikkagi ühel hetkel tuleb, eks ole, et lapsepõlves võib-olla pääsesid, aga siis, kui sa oled natuke kasvanud, et sa pead selle õuduse ikkagi läbi elama, et kuidagi toimida et jaa, võib-olla siis ma võtan omaks selle, et ma olen tundlik ja ma ilmselt olin ka lapsepõlves tundlik, sest minu ema ütles, et mingi kasvataja oli minu kohta öelnud, et imelik laps. ja imelikud lapsed on reeglina need, kes ongi imelikud. ma ei oska seda kommenteerida. ju ma siis olin imelik laps, aga ja ma mäletan ka jah, just need lapsena ma nägin ka mingeid inimesi ma kartsin paaniliselt, mingeid inimesi ma ei kartnud paaniliselt. et võib-olla see siis oli seotud selle nagu ülitundlikkusega. ja Merike, kusjuures ma tean ka seda, mis on väga äge, et on olemas ka selline andekuse näitaja juba, et kui muidu on andekad lapsed nii-öelda arvutamises ja nii edasi, siis on olemas spirituality ehk spirituaalsus, me tõlgime teda nagu eesti keeles vist vaimsus. Mm. vaimsus võib olla ju see, et sulle meeldivad luuletused ja Mati Jundi raamatud, Absoluutselt. on ju, aga ma Jah. mõtlen just vaimsust, seda spirituality, et sul ei olegi nagu mingit usku otseselt, aga sa oled kuidagi hästi kontaktis iseenda sisemaailmaga juba nagu loomulikust intelligentsist. ma ei taha öelda, et ma olen andekas, ma ei ole kindlasti andekas, aga võib-olla siis selle spirituaalsuse ma võtan omaks, ehk et kui ma oleksin rohkem tahtnud juba varasemalt, et ja lapsena ma ilmselt olin endaga kontaktis, aga see väline maailm oli nii raamistatud, et ma ei saanud nagu seda endaga kontakti edasi arendada, sest minu elus on olnud perioode, kus ma olen tegelenud ikka nagu väga eneselõhkumisega selliselt sümpaatses
sümpaatses konditsioonis, jah. see on nii huvitav, tead, Katre, tahad veel ütelda midagi lõppu või? Et see ongi see, mis ma võtan omaks, et see kontakt iseendaga, et võib-olla spirituaalselt siis või tundlik inimene, jah, aga selgeltnägija ma ei ole, nagu, et võib-olla olen ka, aga ma ei ole, noh, ma ei võta seda nagu omaks, et ma arvan, Mm. et jah, ühesõnaga jah, See just. on nii põnev, teate, ausalt öeldes minu sees oli praegu kaks mind, nagu kui ma kuulasin Katrit, siis mul oli selline tunne, nagu me oleksime täpselt praegu, Katri, sinuga selles faasis, kus me tegime peale seda suulist, tegime seda vaata lõpukõnet. Jaa. Ja lõpukõnes oli siis see, et kui ma kuulan Katrit, siis ma mõtlen täitsa pekkis, kuidas räägib endale vastu. siis ma nagu mõtlen, kogun ennast, siis ma peegeldan jälle Katri ja teda tagasi. ja siis Katri ütleb jah, ma pole jah niimoodi nagu seda mõelnud ja siis Katri jälle arutab seal igasuguseid asju ja siis ma mõtlen, okei, et tegelikult meil ju praegu salvestub kõik see lugu, et ma pean ikkagi natukene filtreerima, mis ma siin hakkan nagu rääkima. aga 18-st nüüd, kui rääkida, siis 18, mis ta annab veel inimesele, kui ta siin sees on, mitte ainult see, et ta on selgeltnägija, väga mõndadel, ütleme siis, on neid numbreid, aga kui sa seda ei oska ka kasutada, siis seal on nagu üks väga oluline asi, et ta on sul olemas, ta võib mingil eluetapil lihtsalt aktiviseeruda. Ja see on lihtsalt üks asi, mida sa tead, et näiteks kui sa midagi väga-väga tahad, siis piisab sellest, kui sa lihtsalt lähed sinna nagu zen-efekti, igaüks teeb seda omal meetodil, eks ju, jalutab metsas või mida iganes, siis ma ütlen, et võta lihtsalt paber ja pliiats ja kirjuta üles tulevikumälestuse tuleviku vormis. Ja sul on see lihtsalt suurem potentsiaal, et see materialiseerub sul nagu kiiremini. Minul näiteks, kellel pole 18, mul on ka omad nipid, küll ta töötab, lihtsalt uskuma peab väga tugevalt, natukene, mul läheb natukene rohkem aega. aga siis see, et mis ta annab iseloomule kaasa, et nii nagu see on, et sinu sünnipäev ei ole ainult üks päev, sealt tuleb palju neid numbreid välja, see tähendab seda, et aeg-ajalt sul meeldis lihtsalt iseendaga koos olla. Et võisid täiesti keskenduda, olla tuima pilguga seal, vaadata, ma ei tea, puulehte seal 15 tundi ja mõni mõtles, et issand jumal, et äkki peaks, ma ei tea, arsti juurde minema selle katrekesega. Et noh, mis see annab ka jälle normaalse, et sa oled normaalne, et ära muretse, nii nagu sa ütlesid, et kus see lasteaias või koolis või kes ütles, et sa oled see natukene imelik laps või? natuke imelik laps ja lasteaias Noh, ja. noh, eks siis arvatavasti sa võisidki suu lahti, tatt jooksis suunurgast, vaatasid mingisugust, ma ei tea, et miks voodi on 4 jalaga, miks ta 3 jalaga ei ole, noh näiteks. et täitsa okei sinu jaoks. aga kuigi sul on see 24 ehk siis see 24 sünnipäev iseenesest ütleb, et hästi empaatiline, see 2 seal ees. 4 tähendab seda totaalne töönarkomaan. Et sa räägidki iseenda vastu kogu aeg, sa oled hästi kohusetundlik ja mis on see ka toonud sinu elust nii palju, et ma tean natukene su elu rohkem kui siin kõik ülejäänud 2000 inimest, kes meid kuulavad, eks ju. et, et see on trigerdanud, see on pannud sul vahepeal jooksma kiiremini, kui sa oled tahtnud ja vahepeal lihtsalt aeglustunud ja uksed kinni tõmbama ja lihtsalt nutta vaikselt omaette, nii nagu me kõik teeme seda elus läbi. mis oli hästi põnev Katre puhul, mitte ei olnud, vaid on see, et meil on mõlemal üks ja sama missioon. ja Katre mõtles ja ütles mulle ka siin, ma ei hakka seda võib-olla väga eriti lahkama, aga kui sul tekib mõtteid ja tundeid, et sa tahad lahata, siis ehk meil on missioon, see ei pea olema saladus, juba kogu Eesti teab seda, ma tegin täitsa video, on 5, 10, 15, mis tähendab tegelikult üldjoontes see, et me oleme vaimsed õpetajad, vaimsed juhendajad teistele inimestele. kuidas see nagu tööle hakkab, sina oled nüüd 50 saamas, mina saan 48 järgmine aasta ja mina nüüd läbi numeroloogia sain väga hästi aru, et kui sa teed asja, mida sa armastad, siis justkui keegi toob jalaga perse sõna otseses mõttes kogu aeg sulle. no lihtsalt nii on, ma ei tahagi seda ilusamaks praegu ütelda seda. ja ka sinul on ju elus nüüd viimastel aegadel juhtunud igasuguseid asju, aga samas minu meelest vaimne õpetaja tähendab seda, et elu ei pea olema meelakkumine, pigem on see, et sulle antakse kogu aeg ülesandeid, kukud, tõused püsti, mõtled, okei, ma näitan endale, et ma saan hakkama. noh, üldjuhul me tegelikult näitame kogu aeg teistele, aga samas noh, kes need teised on? meie peegeldused. ja, ma annan vahepeal mikrofoni sulle, puhkan suud. ja absoluutselt, et ega alguses ongi, et kui näiteks Merike ütles mulle ka, et sinu ülesanne on olla vaimne õpetaja. no kujutad ette, sinu ülesanne on olla vaimne õpetaja, mis esimesena pilt tuleb ette? no kloostris pikas rüüs, tähtis kuskil postulaadi peal. ja, aga jõuan jälle sinna, et natuke seedin, mõtlen ja mulle meeldiski see natuke, mida minu armas ema ütles mulle, et noh, olen koole käinud siin ja seal ja siis ema niimoodi, et
oi kui tore, et sa neid koole käid, aga vaata, kui sa ikka koolis käid, et sa pead ikka tagasi ka andma, et minule meeldiks ikkagi see, et kui raha eest õpid, siis mine tee seda tööd ka. ja see natukene haakub selle sinu teemaga, et mis sa ütlesid mulle ka, et ära jäta seda, mis sa oled õppinud enda teada, et sa pead jagama seda. ja mittejagamine on natukene ka mugavuselu, et noh, mis ma hakkan jagama, sest see on ju ikkagi rääkimine ja see on ikkagi vastutus ja nii mõnus on siin diivani peal Mhm. sussutada, pussutada siin vaikselt ju. et ja kiruda siin vaikselt ka, eks ju, noh, Ah, et seda just, seda, mis me just kõik armastame teha. ja kirud vaikselt siin ja ei pea midagi tegema, aga see vaimne õpetaja kõnetas mind selles mõttes ja see, ma ka arenen ju, ega ma noh, selles mõttes praegu räägin ühte juttu, ma arvan, et me areneme kõik või ma ei tea, mida teised teevad. ma arvan, et mina arenen kuni surmani, sellepärast et muidu hakkaks lihtsalt igav ja noh, võikski auku või ahju või ma ei tea, kuhu ära minna, et noh, polegi vaja midagi teha, et mind kõnetas see vaimne õpetaja selles mõttes, et ära jäta seda, mis sa tead, enda teada, aga, aga räägi seda kõike läbi, täpselt läbi mina sõnumi, et mis ma tean, et ma ei ütle ka, et ma kogemusnõustajaks hakkan, aga, aga leian nagu mingi teema, et kasvõi läbi ettevõtluse, et ma mõtlesin välja mingisuguse süsteemi, kuidas näiteks teistele ettevõtetele väärtust luua ja see ongi juba nii-öelda see vaimne õpetus ehk et sa jagad midagi, mida sa oled õppinud ka seal erialal, seal koolis, sa kombineerid neid ja tegelikult jagad, et see võib olla täiesti maine asi, et see ei pea, vaimne õpetaja ei pea olema ju täpselt kloostris kuskil või jaa, just midagi müstilist. see võib olla täiesti maine asi, aga oluline on see, et sa jagad edasi ja mis veel oluline, mis mind on kõnetanud viimasel ajal, on see, et sa kuidagi ei kibestu, vaid sa proovid leida noh, mingeid lahendusi või vist ettevõtlusõppes on ka see, et ikkagi pead lahenduse leidma või peavalutableti, et sa nagu ei forsseeri seda või ei ponnista, et oi, ma nüüd otsin seda, vaid see tuleb sul hästi loogiliselt, et sa Mhm. kuidagi leiad mingi pusletüki ja mõtled, et issa, ma tahan seda maailmaga jagada. mitte just ma olen ka elus nagu mingisuguseid traumasid läbi elanud. ma ei ole kindel, kas ma tahan kuidagi läbi traumade nagu seda teha, seda nii-öelda õpetust või ettevõtlust, et see on ikkagi selline positiivne ja lahenduskeskne. mulle väga meeldis üks kunstnik, keda ma ei oska loomulikult tsiteerida, vaadake järele eilset Klassika raadio kunstiministeeriumi saadet, seal rääkis viimases osas üks kunstnik, kes rääkiski seda, et nagu mind kõnetas see, et tema looming peab olema alati selline läbi avatuse ja läbi sellise positiivsuse ja päikese ja mitte nüüd võltspositiivsuse, aga et see Mhm. looming tuleb nagu vabanemine või kuidagi see on jah, selline mingi lahedus või kergus. et see ei ole selline, et ma nagu läbi ängi seda maali teen ja siis see maal tuleb ka selline äng ja siis mina, kes ma lähen seda maali vaatama, saan ka selle ängi Jaa. ja siis ma nagu kasvatan ängi ehk et kui merikese keeles, siis ma saan aru, et see on nagu pluss ja miinus. Mhm. Jah, et vaimne õpetaja, ma olen selle ära nagu lahti kodeerinud siis umbes nii, et siis jaga seda, mida sa teed ja jaga seda kergusega või ma praegu jõudsin selleni, sest mulle väga meeldis, inspireeris see, et kui Merike ütles, et Katre, ma leidsin selle, mis ma tahan teha, et see tuleb läbi kerguse, et loomulikult on ka väsimuse hetki ja nii edasi, aga ma saan aru, et ma olen õiges kohas ja noh, ükskõik mis töödega sa võid ju kandideerida, mida iganes, et kui sa lähed ainult raha eesmärgil, siis see nagu kaua sind ei kanna, et sa pead aru saama, et sa pead aru saama, sõnastama selle missiooni, mida sa teenid. ja siis sa lähedki teenima seda missiooni tegelikult, et siis ma ei taha kõlada nagu sellise infantiilsena või nagu veidrana või lapselikuna, aga las ma siis kõlan, jah. hea küll, et sa pead noh, tööd tegema ka või noh, tööd või midagi tegema ju selle
mõnuga, et sa teenid mingit missiooni, et muidu ei ole mõtet, et sa lähed tööle jälle, sa lähed jälle tööle, et minu ema ka ikka ütleb, et töö peab, noh, see, mida sa teed kuidagi, mille eest sa palka teenid, et see peab sulle meeldima. et et see on nagu selline baasväärtus jah, et sa teenid mingit missiooni ja ettevõtluses ka, et see missioon peab olema sul nagu kuidagi hästi selge. et sa jälle, et sa ei tee seda nagu raha pärast, vaid see meeldib sulle. no Merike on ju, et kuidagi toeta mind, et sul on nagu tasakaal, et loomulikult toetan. ei saa tasuta müüa ennast, on ju, tasuta Ja müüa. mul juba tead suu plaksus mitu korda lahti, et kui oleksid proteesid, siis need oleksid põksunud juba siin suus, et tead, jälle mul tuleb nii lahe tunne nagu me oleksime täpselt selles nagu lõpufaasis, siis kui me rääkisime väga pikalt sinuga, siis Katre kogu aeg räägib, et Merike, sa ütlesid mulle vaata niimoodi ja siis ta hakkab rääkima seal ja siis ma ütlen, et Katre, oota nüüd, Katre, see oli nii lahe, see on lihtsalt nii müstiliselt vahva see, kuidas me praegu sinuga räägime. Tead nagu vana sõbranna, et nüüd me lihtsalt jätkame sealt, kus me nagu pooleli jäime. Siis vaimse õpetaja, mis see on, et no see on nagu hästi globaalselt, muidugi 5 tähendab natukene omat asja, 10 tähendab omat asja ja 15 tähendab omat asja. 5 ongi see, mis su ema hästi lahedalt ütles, et kui sa õpid midagi peale, siis peab midagi alt ära andma. mis 5 miinus on see, no ma ikkagi ütlen plussid-miinused, see on lihtne nagu jah, siin väikestel lastel ka aru saada. lihtsalt see, et kukud targutama. mina enda puhul täpselt tean seda, et ikka, kui näed, et kus on jama, nagu lähed kohe sinna, kukerind püsti, kohe hakkad targutama, et ei, lusikad lähevad lusikatest sahtlisse, mitte seal, kus kahvlid on, saad aru. ei saanud aru või? aga nüüd sa nagu läbi elu nagu rahuned maha, lihtsalt rigistad hambaid ja annad kohe peksa, vaata kui aru ei saa, ei hakka raiskama sõnu. no ma teen nüüd natuke üleliialdan, aga mis see tähendab? see tähendab tõesti seda, et meie õpime, sa seal 50, ma olen varsti sul järgi, sa lipad küll eest ära väga liduga, aga me ju kogu aeg õpime, ehk siis mis meie sinuga sarnasus on missiooni puhul see, et meil on kogu aeg nagu veel midagi uut, see on sama nagu näiteks riietekapp. ostad kogu aeg uut manti peale, aga kui sa nagu neid vanu T-särke sopp alt ära ei anna, vaata kuskile, siis ongi kapp on täis lihtsalt. meie ülesanne on sinuga lihtsalt keerulised asjad lihtsamalt lahti rääkida ja eest ära anda ja siis pluss veel täiendada neid asju. ja mis ma sinul praegu kolmnurka vaatan, siis miks ma siia alla jälle vaatan natuke täpsustuseks, et ma lihtsalt ei mängi mingit tetrist. et su ameti kolmnurgas on number 5 on põhinumber, ameti kolmnurkadest tulevad ka ametid välja, mis sul nagu kõige rohkem sobivad, siin on sul mõnusalt neid kihvte numbreid aga põhinumber tuleb sinu see aasta kokku liites. noh, te saate kõik seda teha, kellel ka number 5 sinna satub. ehk siis see on totaalne kinnitus siis Katre missioonile veel. minul on seal 7 näiteks. et see, et ta on ikkagi õpetaja, aga mitte seda nagu klassikalises mõttes, ta saab olla ka klassikalises mõttes õpetaja, aga ta peaks tegema keerulised ained, keeruline see põhimõte lihtsamalt arusaadavaks. Katre sobib väga hästi kas coach'iks kuskile, lastele õpetajaks, üldse, ma ei tea, mida iganes tegema ja kui see veel kattub sinu missiooniga, see on nagu rusikas silmaauku. kogu elu jooksed siin sinise silmaga ringi. Navakümpi täpselt sobis. mis 15 seal mitte edukuse kood, mis ta on, see missioonis tähendab, see, et tuleb võtta mask maha. sa pead olema see, kes sa oled. mida mina näiteks olen tajunud oma elus ja ma arvan, Katre, sina samamoodi, erinevates situatsioonides, kollektiivides, sõltub, milline on ju see keskkond, siis sa justkui nagu võtad maski. hommik oled selline laadna tšikk, vaata, räägid oma mehega mingisuguseid toredaid jutte, siis hüppad autosse või bussi, korraga tunned, tuleb mingi mask ette, sellega hõljud läbi, vaatad terve päeva. õhtul võtad nagu maha, mõtled, et täitsa pekkis, mis päev see veel oli. ja niimoodi aastast aastasse. ehk siis, Katre, meil on veel see hästi tore asi, et me enam üldse meikima ei pea. saame nagu täitsa vabalt olla, lihtsalt sellised. ma annan vahepeal mikrofoni sulle, et võib-olla tekkis, mul tegelikult enne kui ma veel annan, ma ei tea, kas sa tahad jagada seda kogemust, me ei olnud enne kokku lepitud, meil polnud üldse palju asju kokku lepitud, mis me praegu ei, Katrega räägime. et voolausest, see sinu kogemus kunagi koolis, mis kattub väga hästi sinu 5-ga kokku. see, kuidas sa panid nagu lapsed nii hea vaibi peale ja see tuli sul kuidagi nii mega lihtsalt, et äkki sa jagad meiega, et ja, no see oli ainult üks kord ja jällegi oli üks võib-olla mitte kõige parema vaibiga klass siis, et seal olid omad probleemid ja
ja võib-olla tänapäeval ongi, et lapsed, inimesed, et inimeste grupp ju saabki kokku, seal on erinevad inimesed, aga kui ta pikemas perspektiivis seal on keegi, ütleme, lapsed on kõige tundlikumad, sest lapsed ei saa ennast võib-olla ka alati ise aidata, siis seal on keegi, kes seda klassi võib-olla sellist positiivset vaibi maha tõmbab, ta on noh, häälekas, mis iganes seal probleemid on, et siis on vaja ja et sotsiaalpedagoog, mis taust mul on, et siis on sotsiaalpedagoogi roll justkui vaja, ongi vaja seda last toetada, ta teeb temaga üks-ühele tööd, aga kui ma ei ole päevagi töötanud sotsiaalpedagoogiga, olgugi öeldud, et ma õppisin seda, aga ma ei ole päevagi töötanud, aga tegin praktikat ühes koolis ja mõtlesin, et hea küll, et meil on vaja tegeleda terve klassiga, et saada ta toimima, et see üks laps võib seal käia tegemas üks-ühele tööd ja võib-olla rahuneda, ta ühel hetkel ikkagi ju tuleb sinna suurde rühma, ta peab seal oma koha leidma ja olema. ja tegime paar korda enne koroonat siis selliseid, tegime, siis mina tegin, aga klassijuhatajaga oli kokku lepitud, selliseid mänguhommikuid, et ütleme 10 minutit selline sissejuhatuspäev, et seal koolis niikuinii on need hommikud, sissejuhatavad hommikud okei, et on loomulik tere päevast, kuidas oli eelmine õhtu, nii edasi. ja nende mängude mõte oli siis selline, et need mängud oleksid koostöömängud, et kõigil on mingi oma roll või et kõik peavad tegema, toimetama mingi ühe asja nimel. ja kui te küsite, et jah, ma valmistasin ette, aga ma sain nagu nii hea energia seal klassi ees olemisest, sest ma baasiliselt armastasin kõiki neid lapsi, sest nad ju on lapsed, nad ei ole 50-sed nagu mina, neil on kõik ees, nad ei vali seda perekonda ise, kust nad tulevad. Ma ei ütle ka, et mingi maailmaparandaja olen, vaid lihtsalt iga päev, iga hetk on nagu uus, et ma ei pea teadma, mis neil hommik kodus oli, aga mina võtan neid kõiki rõõmuga vastu. ja siis oligi nii, et klassijuhataja tagasiside mul oli pärast see, et ma ei tea, mida sa tegid, aga tee veel. aga siis tuli koroona peale. et et mõneti ma olen, noh, kui Merike ütleb, et su ülesanne on olla õpetaja, et ma ei taha nagu üle ka mõelda, et ma ikkagi mõtlen, et ma pean koguma praktikat juurde, aga kuidagi, kuidas sotsiaalpedagoog võib-olla töötab, minu nägemus on ikkagi see, et ta töötab klassiga, et võib-olla praeguses kaasava hariduse süsteemis ma ei taha kedagi nagu solvata või midagi, et ma näen, et seal ei ole niivõrd grupiga ei töötata või klassiga, vaid on tegelikult üks-ühele töö, et noh, ma ei näe, et sotsiaalpedagoog, ütleme, et minu missioon on nii-öelda sotsiaalseid suhteid parandada, et inimesed räägiksid südamest südamesse ja seesama maski teema on mind saatnud kogu elu, et võib-olla kui rääkides jälle tundlikkusest, siis mina kuidagi tunnen need maskid ära ja ma mõtlen ja siis, kui Merike vaatab inimesi, mõtleb, et issand, millal ta sündinud on, siis minul on tihtipeale see, et issand, ma tahaks selle maski maha võtta, et kuidas ma saan, et äkki ma teen lolli või äkki ma kõdistan teda või äkki ma kuidagi tõmban nööbist või teen või kuidagi, et kuidagi kutt-kutt-kutt-kutt-kutt. ja täpselt, et kuidas mask Pludi, maha. pludi, pludi, pludi. Just täpselt, et mul tekib mõnikord täitsa tänaval või mis iganes kohas ma olen, selline tahtmine või kasvõi töökoosolekutel nagu mõnel nagu, et kuidagi jah, et võta see mask maha, et näita ennast päriselt, et ära karda. et võib-olla siis see, tagasi tulles selle koolijuhtumi juurde, et võib-olla siis see või ka sotsiaalpedagoogi juurde, et see ongi nagu selles sotsiaalses suhtluses ka õige, et kui sa lähed inimesega suhtlema ja kellelgi on mask ees, siis on teatava põhjusega, siis sa ei peagi seda maski murdma, aga sa ise oled piisavalt avatud, et sa noh, näitad talle, et minuga on okei niimoodi suhelda, et sa ei pea olema ju terapeut, sa oled täiesti normaalne inimene, sotsiaalses suhtluses nagu kaks elementi, sa oskad suhelda niimoodi, et sa mõistad, kuidas sinu sõnad teisele korda lähevad. et sa noh, õpid rääkima niimoodi, et sa ise tunned, et see sõnum talle ilmselt ei ole praegu kohane. ja kui sa ei tunne seda ja kui sa ei ole minusugune tundlik inimene, siis sa ei peagi olema, siis sa lihtsalt saad seda õppida. noh, sotsiaalne suhtlus on asi, mida saabki õppida. ja kui keegi naerab selle peale, et no mis sa nüüd õpetad siin suhtlema, siis ma ütlen jaa.
paari suhtes samamoodi ju, ma tean inimesi, kes võib-olla elavad 20 aastat koos ja nad mõtlevad, et aga tegelikult me ei olegi südamest südamesse rääkinud, et meil on selline, et kas sulle sobib, ma lähen ära ja ongi selline pinnapealne suhtlemine, et ja seal ei ole vajagi nagu minu meelest psühholoogi, et mina leian, seal ongi see sotsiaalpedagoogi roll, et ta lihtsalt räägib selle või tegeleb selle viisaka suhtlemisega ja sellise nagu võrdse ühiskonnaga, et inimesed, kõigil on koht siin maailmas, et ka koolikiusamise teema võiks täitsa sotsiaalpedagoogi alla minna, no ilmselt lähebki. et nüüd see on see koht, kus on see viis kippus targutama ja oma nägemust rääkima, et ma ei ole, veel kord, ma ei ole päevagi ju koolis töötanud, et selle kohta võiks öelda, kuule tädi, mine kooli. jaa, mul on see plaanis ja ilmselt ma sinna ka lähen, aga mida ma kardan, on see süsteem, mis on, et ma kardan, et mul üks kolleeg ütles ka, et kes on sotsiaalpedagoog, et Katre, et sind lintsitakse lihtsalt ära, et sa oled liiga naljakas nagu seal lasteaias, et sa oled lihtsalt liiga naljakas ja teistsugune, et sind lintsitakse ära, et teine asi on lihtsalt ka pakkuda teenust, mis ma olen Mhm. mõelnud, et ma lähengi ja mängin, vahet ei ole, mis aste, kas keskaste. mu tütar ütles nii armsalt selle kohta, et see oli aasta tagasi, kui ta tuli pärast suvevaheaega koolist ja siis ütles, et emme, ainult see õpetaja selles klassis küsis, et me tulime klassist ja küsis, et kuidas teil suvevaheaeg läks. ka nagu tegelikult elementaarne viisakus. ma ei taha sinna minna, et õpetajate palgad ja kui palju need. Ja ma ei lubagi, ma see ei ei, ole see, jah, see ei ole see koht. ei ole jah, just, et lihtsalt see oli minu nägemus, et ma ei kritiseeri ka midagi, et nagu mida Mhm. mina võiksin teha, eks, et mul ei ole praegu piisavalt mune olnud, et nagu minna seda teha, mul oli lihtsalt üks praktikakogemus, aga noh, hea küll, kasvatame seda julgust siis, et enesekindlust, mida on andnud ka mulle see numbrite lugu siin, et kasvatan enesekindlust siiamaani, kuigi võiks öelda, et ma olen enesekindel, aga ma arvan ka, et ma arenen ju kogu elu ja praegu ma tunnen nii, et ma kogun julgust, noh, võib-olla aasta pärast ma räägin juba teist juttu, aga see vau-efekt oli ja jah, ja kui Merike ütleb, et näed, sul oli viis, et su roll on olla õpetaja, siis ma viisin nagu need asjad omavahel kokku, et jah, võiks minna, jälle ma kasutan tingivat kõneviisi, võiks ja peaks ja Ja, ma peab kuulen, minema, kuulen, kogu aeg kuulen, väga hästi, kõrv peab on minema, kikkis kogu aeg. Ma juba peab vahepeal minema mõtlesin, et ma tõstan käe, et ma tahan kohe katkestada, aga siis mul ja tuleb jälle meelde, et ma olen tegelikult kaameras, ma ei saa niimoodi hakata ise oma viit kasutama, et hakkama targutama sinu peale, ikka, vaata. ikka katkesta, see on jumala okei. Sest üks asi ka, mida ma öelda tahan, et sul on täielik potentsiaal olemas, sa oled seda juba natukene proovinud ja siis samas on see, et masin kogun jõudu ja kõiki asju. teate, see jõu kogumine on selline väga kihvt nagu endale valetamine, kummipüksi nagu niimoodi venitamine ja siis on korraga mingi 2 aasta pärast mõtled, et ei, ma ikka ei julge. Ja nüüd, kui on nagu umbes niimoodi, tahaks, ei tahaks, tahaks, ei tahaks, vaata. siit oleks väga paslik muidugi liikuda ka selle peale, et noh, ma pärast Katre sulle veel ühe asja siin ka ütlen uuesti meeldetuletuseks, aga ma natuke räägin teile ka, et siin näiteks, kui te saate selle analüüsi suulises, seda enam tuleb see teie see pentagrammi või tähe ümber tuleb selline ring, kus te näete, et mis vanuses konkreetselt teid nagu kõnetab see number. Et see ei ole nüüd mingi reklaamipaus, et tellige kõik siin suulisi analüüse, aga see on lihtsalt selline väike boonus. Teie kõik, kes te siin kanalil olete ja teil ei ole kas vahendeid või teil pole isegi soovi, võib-olla te tunnete ennast juba nii hästi, siis kuulake seda, et mida toob teile aasta 2026, mida toovad need kuud eri lõigetes. Nüüd oli oktoober, nüüd varsti ma panen üles novembri. Tulebki meelde, ma pean kähku hakkama toimetama, mul pole materjali veel korralikult valmis. aga vahet pole, et kuulake neid, sellepärast selle järgi te saate kohe katre seada. Ei pea selle järgi elama, aga kuulake ja siis te saate aru, et sellepärast mul ongi sipelgad püksis, räigelt tahaks teha nagu midagi. Ja mingi kuu on see, et nagu mitte midagi ei huvita, tahaks kõiki saata kukele. seepärast su kuu energia on kuus või siis su aasta, isiklik aasta on kuus, tahaks tšillida, tahaks nagu näpud püsti, ei huvitagi mitte midagi, aga kui sul on mingi 4. energiaaasta või siis 4. energiakuu või siis number 1, see tähendab, sa täiega taod rauda, mees ei saa aru, mis sul viga on, temal on näiteks number 6.
tahab chillida ja sina taod rauda kogu aeg, saad aru. Noh, meil on näiteks meiega praegu selline situatsioon, ta vaatab sest hull peas, ma ütlen, no las ma olen. Ma olen su naine, hull naine, naudi. Järgmine aasta on mul jälle mingisugune rahulikum aeg, tema jookseb nagu segane, ma ütlen, et ära sega mind, mina naudin praegu. ehk siis saate aru, vot need asjad kõik nagu, sa ütlesid väga kihvtilt. Ma tegin täna hommikul, nüüd ma pole veel üles laadinud, aga sellise metsajalutusvideo, mis kestis 28 minutit, oli ikka jutustamist. Et täpselt paarisuhetest ja asjadest, et kuidas inimesed oskavad nii ülilahedalt endale nagu valetada ja ma ei tea, mida iganes ja mõtlesin peaaegu, et hakka kaameras lausa nutma nagu selles suhtes, et kui sa vaatadki, et mis mulle kõige rohkem meeldib ja ma Katrin, ma arvan, et sul, Katri, ja paljudel meist selline, kui sa elad ja teed seda asja, mis sulle meeldib, sa Mhm. oled kogu aeg selle oma mulli sees ja mingi hetk, kui sa kuskil oled mingis situatsioonis ja vaatad, nii nõmedalt saab ka nagu või? Noh, ma nüüd tõesti natukene forsseerin, oli see võõrsõna jah. Et Katre armastab võõrsõnu kasutada. kui me temaga rääkisime, ma ütlesin, et Katre, ma ei tea, räägi eesti keeles, et ma nagu ta päriselt ei saa aru. mul ja on siis ta ütles, bussikompleks, ma kasutan neid valesti kusjuures. aga no jah, see on jälle see Merike, see on see tähtis olemise teema, vaata noh, tädi siinpool tahab tähtis olla, eks ole ju. ja. Ja et see on nagu nii komal ja meil tegelikult Katrega täiega nagu match ib siis, kui me seal hakkasime rääkima. no muidugi ime ka, meil on ju missioon on nii kõrge, vaata. Aga teate, mis ma nüüd, et nagu pikaks lobaks ei lähe, sul võib-olla, kui tuli mõtteid, tuli, aga ma kohe annan sulle mikrofoni. sest teate, mis, kui ma jõuan nagu inimeste juures sinna ameti kolmnurka, mina ju räägin ametitest ära, vaata, mis ametid sulle sobivad ja see natukene, mis ajab nagu segadusse nii kirjalikes analüüsides ka, et miks neid nii palju on. sellepärast, et kuule, Katre on 50, ma olen 47, ma olen joh ei tea kui palju asju nagu läbi juba töötanud, et siis vaatadki siit nagu tagasiulatuvalt mõtledki, et näed, jah, seda tööd tegin raha pärast, mul oli vaja raha, et vaata pere üleval hoida või siis lapsed mingid harrastused ja mõtled, et no ei läinud, ei läinud. ja sa vaatad seal kolmnurgas, no mitte ükski asi ei harmoneeru nagu sellega. no selge pilt, lihtsalt tegidki mingi asja. ettevõtjatel tulevad pankrotid, tulevad mingisugused asjad, et pead lihtsalt ära lõpetama nagu. ja siis, kui Katre käest küsisid, nagu kõigi käest, suuliste käest küsin, aga ole hea, räägi siis, millega sa tegelikult tegeled. no sealt tuli palju asju välja, väga palju asju välja ja siis üks asi oli selline, mis ma ütlesin Katrele ka, et mina ei taha, et see ainult jääks nüüd meile siia nagu selleks lõpukõneks. et ma tahan väga, et sa räägid, sellepärast et need asjad, millega Katre tegeleb, siis ma olen ka need endale koju ostnud, ma osasid ei oska üldse kasutadagi. ja, ja nüüd ma annan mikrofoni sinu kätte. ja et seesama nimi, mis pärast seda kaldkriipsu mul tuleb siin, et Katre Loovhoog, et see ei ole mu perekonnanimi, vaid see on mu juriidiline keha. ja see juriidiline keha on minuga olnud nüüd juba 11 aastat, varsti 12 aastat. ja loovhoog tähendabki seda, et me siis, see puudutab ka minu abikaasat. 11 aastat tagasi alustasime siis mängude tootmisega ja võib-olla erinevus sellest, et mis asi mäng on, et mäng võib olla ka näiteks male või kabe, mis on hästi strateegiline ja on olemas selline portaal ka nagu Board Game Geeks, mis on tõesti fännidele, kus on ülimalt huvitava mehaanikaga mängud, strateegilised mängud, seal on mõttetööd palju. Ma tahan öelda, et ma ei ole see, et ma ei suuda tunde ega tunde malelaua taga istuda, mulle meeldib mingil määral seda teha, nagu Merike mulle alguses ütles, et ma võin tõesti Puulehte vaadata mingil hetkel nagu tatt ripub ja olla selles mingis zen-elemendis, aga ma ei suuda ka väga palju kuidagi nendest, kui on hästi strateegiline mäng, et mul läheb kõik segamini, et ma ei suuda enam aru saada. aga meie loovhoogi mängud on hästi lihtsad, sest meil ei ole ka piisavalt reklaamiraha, et seletada seal Kanal 2-s või kus iganes 10-sekundilise reklaamiga, et kuidas see mäng käib ja vajuta siia, siis hüppab välja. Ma ei irise, vaid ma lihtsalt ütlen, et need tulevad kuidagi lihtsalt, ma ei tea, kust need tulevad, need mõtted. ja mõned mängud ei olegi võib-olla mängud, et need on ka, ongi mingid väidete kaardid või et praegu tuleb meelde näiteks töö sakib.
kus on 100 pingelist olukorda tööolukorrast ja siis nagu väited, mida sa pead tegema, mõni on ka naljakas väide, et sa saad ju seda seltskonnas lihtsalt küsimus-vastus formaadis küsida, mängida, nimetame seda mängimiseks. ja mäng üldse, mulle meeldib see sõna selles mõttes, et ka üks mäng, mis meil on nõukaajast, vaadake, nii lahe on mõelda tagasi, isegi kui võib-olla lapsi ei ole, ma arvan, et kui mul lapsi ei oleks, on mõelda tagasi sellele, et kui lahe oli mäng üldse, nagu mäng kui selline, et see on mingi lahe tegevus, mis on nagu nii naljakas ja mis toob su nagu mingist formaadist välja, et sa pesed nõusid ja võib-olla ei meeldi ka söögi tegemine, natuke suu on niimoodi krimpsus ja siis sa lihtsalt tegeled mingi mänguga, et sa mängid. noh, ma ei tea, kasvõi see, et tuleb tuju, et viskad nagu lapi vastu seina ja mingi märk jääb sinna, noh, see on ka ju mäng. ja, ja et sa vaatad seda kuju, et issand, kui laheda kujuga tuleb, et oo, ma proovin veel, et sa teed selle elu kuidagi nagu korraks nagu astud välja sellest rutiinist, teed selle elu helgeks. ja see on võib-olla nende mängude mõte ja mis ma nagu Merikesele ütlesin ka, et ega mul ei ole selle ettevõttega nagu olen jee mingi ettevõtte naine, noh, see sõna on ka nõme. ma ei ole selle tegevusega siin juriidilises kehas nimega ettevõte ju kogu aeg fanninud, et see tuli nii orgaaniliselt läbi selle, et ma näitan siis, Merike lubas näidata. ja pane head ise Eesti, kaamerasse. head Eesti mõistatused, et tegelikult meil on siin, kus mina elan, siin on selline muuseum nagu Kirjandusmuuseum ja seal töötavad folkloristid, kes koguvad mõistatusi. ja see on midagi, mis on seal ürikute all olemas kogu aeg, raamatuid on välja antud, aga meil tekkis mõte 11 aastat tagasi, et issand, kui lahe, et paneme selle kuidagi sellisesse formaati, kus saavad inimesed kaarte võtta ja küsida teineteiselt ja et oleks nagu lihtsam, sotsiaalsem, oleks nagu võimalik kuidagi ühiskonda või inimesteni tuua. ja kui ma olen väga kinni olnud siin vahepeal ja mõelnud, et pagan, et ma ei taha toota kogu aeg. saad sa aru, kui sa oled kirjastaja, sa pead tootma, 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 uued asjad, uued asjad, uued asjad. ja ma jooksin üks 7 aasta pärast siin täielikult kinni, ma mõtlesin, ma ei taha toota. Mm. paberit sinna, ma ei taha toota nagu, et ma ei taha seda teha, et see on nii vale minu jaoks, et miks. ja siis ma saingi aru nüüd läbi ka, kui ma siin Merikesega olen mõelnud, et miks ma neid teen, ma loongi väärtust ja tegelikult me oleme ka mõelnud seda, et kuidas me enam ei pea tootma võib-olla kõigile, vaid me saame tegelikult ettevõtetele nüüd toota mänge, kus ettevõte ostabki nagu selle kõik mängud välja ja seal on olemas ka sihtgrupp ka, et kellele need Mm. on. et ma ei hakka rääkima sellest kirjastamise peenmotoorikast, et offset trükis ei saagi nagu alla 1000 teha ja nii edasi, et see kõik on ju rahadega seotud, aga kus minu nagu suusad risti läksid iseendaga, et mis see keskkond teeb või need puud või ma toodan lihtsalt ja eriti kurb on see, et kui need mängud oskaksid rääkida, et kui ma näen neid kuskil tolmukorra all, et noh, nii kahju, et las nad Mm. olla tolmukorra all, aga jube kahju on, et ka nendest raamatutest, et ma tean tegelikult ka Eesti raamatuturul, kui palju raamatuid tegelikult läheb ühel hetkel pressi alla. et ja jõudes tagasi sinna, kui Merike ütles, et sa pea, noh, et minu missioon on ka ju olla kuidagi noh, et areneda, siis ma mõtlesin ka, et ma ei taha ettevõttega kasvada üldse, aga sa rääkisid, vaata see, et alt ära ja uus peale, alt ära, uus peale ja ma Mm. võitlesin sellele vastu, et ei, mu ettevõte ei arene ja ma ei taha kasvada, ma tahan stabiilsust. aga nüüd Mm. praegu, 11 aastat hiljem ma saan aru, et võta nüüd kurat vastutus ja mine edasi, sa peadki arenema siin ka kogu aeg, et sa ei saa jääda seisma, sellepärast et nii nagu maailm areneb väljas, nii peab ka sinu ettevõte arenema, et ma ei räägi konkurentsist, sest ma olen sellele ka täielikult vastu, ma arvan, et ma ei taha kõlada nagu ka mingi imelikult, aga no ma olen imelik laps, seda juba lapsepõlves kuulsin, eks ole. et tegelikult see koostöö on ju hulga nagu parem asi, kuidas ka ettevõtluses liikuda, et jah, ma olen OÜ, jah, nagu juriidiliselt saan ma kasumit teenida, aga olgem ausad, see ei ole mu eesmärk. mu eesmärk on ikkagi teenida klienti, et
kui Merike ütleb, et need on taskukohased, siis see must notsu maksab, Nee. maksab poes äh, 5 korda rohkem kui Peppa Pigi 12 keeles notsukaardid, sest ühte on tiražeeritud Hiinas 12 keelde miljonile elanikule ja must notsu on tehtud siin Eestis, Eesti Trükikoda, Eesti inimestele ja meid on ainult 1,3. ehk et ma tahan ka siinkohal kasutada Ameerikas eetrit ära ja öelda kõigile nendele inimestele, kes siin Eestis ja kui te ka Soomes, mis iganes maailma nurgas ja kui te ka ei ole eestlased, kõik, kes neid Eesti tooteid ostavad, aitäh teile, sest Mm. eestlastele on need tooted mitu-mitu-mitu korda kallimad kui mis iganes muu riigi elanikele ja see on seotud sellega, et meie ostjaskond on lihtsalt väike. et et see ongi see asi, et noh, see tootmine või kus ma nagu läbi põlesin, et nende mängude tootmine lihtsalt on nii kallis ja sa pead muudkui müüma, müüma, müüma ja sa mõtled, et issand jumal, et ma koorman oma kliendi ära, et ma ei taha seda, et mul on kuidagi kahju. ja võib-olla see mõte, mis noh, minu mees on natuke teistmoodi, aga ta mõistab mind selles mõttes, et kui ma ka laatadel hästi palju olin ja rääkisin nendest toodetest, et ma õudselt tundsin nagu nii suurt rahuldust, et ma saan, need tooted ei räägi kusjuures ise, aga mina Mhm. saan sellest rääkida, et see on nii suur rahuldus. aga ma tundsin, et noh, ma ei saa neid ka nagu lõpmatuseni teha, et ma pean kuidagi muutuma, et nüüd ongi nagu see hetk, kus me siis oleme muutumises, et ma võib-olla, mitte ma võib-olla, vaid ma kindlasti ei taha enam neid tooteid nii palju lattu toota, vaid ma tahan nii-öelda luuagi mänge ettevõtetele, et nende missioon paremini välja tuleks, et a la kui on olemas maailmas ja minnagi maailma ka, et kui on olemas ma ei tea, kuidas see mul välja tuleb, ma lihtsalt, mul on sees, et kui on maailmas olemas mingi ettevõte, kellel on mingi oma missioon, ettevõtted ei ole kasumiahned lollakad, OÜ-d ja AS-id, et nad on vägagi missiooniga ettevõtted ja mitte kõik, aga need, kellel on missioon, siis see missioon ja nende väärtused võiks ka paremini välja tulla ja ma mõtlen, et ma tahaks, et see tulekski läbi mängu välja Mm. et kuidagi lihtsustada ja tuua siis ettevõtete mingi väärtus inimesteni, selle ettevõtte klientideni läbi nende mängude. et see on nagu see lugu, minu lugu, et ja ettevõtjaks olemine ka, et ma arvan, et isegi kui sul ei ole OÜ-d taga, et ettevõtlik, ma vaidlesin oma ämma, ma ei vaielnud, aga mu ämm ütleski, et ei, et ettevõte on ikkagi see, kui paberid on kuidagi korras, et ei, et minu meelest on ettevõtlik inimene ka see, kes tegelikult tegelebki sellega, et ta on sisekõnes iseendaga ja ta saab aru, mis tema eesmärk on ja ta saab aru, mis talle meeldib ja siis ta teenib seda eesmärki nii-öelda, mitte teenib nagu ori, aga teenibki nagu uhkusega, et see on see minu tee ja ma lähen seda teed mööda. et see on ikka kuradima ettevõtlik asi küll. et see lihtsalt, et noh, ma olen ka häbenenud kuidagi seda, et ma ei ole mingi ettevõtja, et ärge nagu ületähtsustage seda, et ettevõtja, vaid et ma uskusin millessegi ja ma tegin selle ära. Nagu kerge või raske, mis vahet seal on, ei ole nagu vaja hinnanguid anda. et see on mingi protsess, mis sa ka võib-olla ei näe neid tulemusi, aga ma ütlen ka ausalt, et see edu nagu tuli alguses ka ilma suurema reklaamita, ilma suurema kärata. Mm. et ja ma arvan, et seal ei olnudki juhuslikku midagi, vaid lihtsalt see pea nagu ja see loovus pani mingi pusle kokku, et seal oli väga-väga palju loovust. Oligi see, et tekkis mingi idee ja issand, ma tahan nagu seda jagada maailmaga ja siis me jagasimegi. Jah, selline värk, aga neid Merike palus öelda ka, et kus neid tooteid saab või kus Loovogi Ma ei kohta. ole veel küsinud seda, aga aa, praegu okei, küsin. aa, okei, ja, Nüüd ja, just küsin. Et tegelikult küll jah, et kas sind leiab või teie tegevusi, nii nagu sa ütlesid, abikaasaga koos te neid teete, kas leiab lihtsalt, kui panna kuskile Google'isse loovhoog? jah, leiabki sealt, et veebilehekülg on olemas, seal on tootepildid, kuna ma ise ju neid ei müü, et ma peaksin Mhm. siis olema
noh, siis ma ei saaks ema olla ega no siis ma ei saaks midagi teha, et me müüme kuskilt, läbi jah. poodide ja, aga minu Mhm. käest saab ka näiteks ikkagi ju, kui on kange tahtmine, et saab ja mulle väga meeldiks minu kliendiga ka rääkida, sest ma ju ei näe oma klienti, et me suhtleme poodidega ja seal kliendi nii-öelda baasi ei tule meile, et vahel lihtsalt, kui on mõni praak juhtunud. aga ma võingi rääkida sellest ka, et näiteks meil on üks vuntsid ja habemed mäng. ma just olen ühele inimesele võlgu, et siit saad nagu lahti näppida need žetoonid, et see on nagu 4 ritta süsteemiga. et näiteks kui mõni praak on, et siis toodete peal on minu meil ka, et siis mõnikord me saadame siis õige ja praagid on sellepärast, et mängud Eestis, mis on tehtud, on kõik käsitsi pakitud, nii et inimfaktoriga alati tekib eksimine ja Mm. eksimine on inimlik ja ma olen nagu seda meelt, et tõesti eksimine on inimlik, et robot ei pane neid kokku. aga neid on õnneks väga vähe ja see on selles mõttes väga lahe, et siis mul on võimalus oma kliendiga nagu kuulda ja näha seda inimest, Mm. kes toodet ostab, et siis ma nagu, nii lahe, et sulle see meeldib, et mulle ka meeldivad mu kõik tooted, et lahe, et sulle ka meeldib. ja et nüüd mul on siin mingi 15 küsimust vähemalt. ahah, jaa, Ma siin salvestan kogu aeg, vaadake, mul on sellised väiksed kõrvaklapid, siin on hästi-hästi tugev, hästi suur see emaplaat, et kui mul endal vahepeal see tühjaks saab, siis see salvestab siin informaatiat. Esiteks tahtsin ütelda, et vaadake, kui me alustasime seda kõnet üldse, seda jutuajamist, siis ma rääkisin sellest number 6-st ja Katrel on tõesti number 6-i palju. Ja mis see 6 veel tähendab, see ei ole ainult küsimus enese armastamisega ja enda selline nagu võrdlemine teiste inimestega, see on tegelikult tohutu suur loovus, mida sa just peadki nagu välja elama selleks, et mitte seda, ehk siis kui ütleme, et loov energia kui läheb miinusesse, siis ta hakkab trigerdama selles osas, et sa näed seda, mida teistel on nagu halvasti ja pigem nagu lähed kogu aeg nagu süviti ja süviti sinna, seepärast et tegelikult sul on kätes, sul on siin nii palju seda, mida sa võiksid teie kõik uued, kes te seal olete endaga punes ja kogu aeg taote jõusaali ja mingeid vingemaid riideid selga ikka veel ei lähe, veel parem jõusaal, vale jõusaal on lihtsalt, noh, peab ise võtma. Et saate aru, et siin on nagu üks elav näide sellest, et kuidas nagu Katre on leidnud läbi oma abikaasaga selliseid asju. mul on nagu mitmeid mõtteid tuli. See must notšu, sa näitasid küll hästi kiiresti neid, äkki sa korraks, ma räägin, sa lihtsalt hoia kaameras, vaata, kuidas ta sul ära suumib, hoia kas või seda musta notsut ja no näete, teile, issand, isegi, mis see on, oktoobриlaps, mitte mingi see nõukaaegne, see märk on isegi seal, on ju, nagu mega. Et see on üks mäng, mis mul on, siis mul on mingi laste alias ja ma ütlesin, et see ongi kõik nagu Katre, kallikene, et kui palju tohutult asju, mida ta, no Katrega, kui meil oli see lõpuvestlus, siis ta rääkis ka sellest, et mida kõike tal on. Teile küsimus, millised lauamängud teil kodus on? Ja näiteks, kas te tahaksite, et meil oleks Katrega mingi jätkuvideo mingite teatud mängude kohta? Minge käige vaadake nüüd tema selle loov hoog lehe pealt ja neid saab minu meelest, ma käisin ise ka luusimas, Apollos sai Rahvaraamatu jaa, pealt. Rahvaraamatupoest jaa. jah, siis sealt sai. Aga on teatud asjad, näiteks kodulehel on ka mingi info, aga võib-olla teil tekib ideid, et minge käige sinna vaatama, siis Katre, kuhu sulle kirjutada saab, äkki sa võtad selle meiliaadressi ka siin praegu niimoodi pukstigi? Jaa, et katre@loovhoog.ee ja siis info@loovhoog.ee, et mõlemad tulevad kohale minule. et üksi ma Mhm. siin selle loovhoogi taga olengi. abikaasa küll ka, ma näitan nagu, et abikaasa küll ka, et ka, aga teda ei ole tegelikult siin, et jaa, et mina saan need isiklikult kõik kätte ja mina vastan nüüd, mul kohe 1. novembrist on ka piisavalt aega selleks, nii et jah. Mhm. Et issand, mul tuli veel üks asi, aga seda ma peaksin küll enne sussutama sinuga kokku rääkida. Aga ma ei saa seda niimoodi praegu isegi, muidu ma panen sind nagu hästi ebamugavasse olukorda. Aga me tuleme veel Katrega tagasi selle asja juurde, mida ma praegu teile ei saa välja rääkida. Katre ka ei tea, mida ma küsida tahan, et lihtsalt valet vastust ei tuleks, ei küsi välja. Et aga pange siia näiteks, käige enne, piiluge kodulehekülje peal, vaadake, mis seal on. Ja kui mingist mänguasjast Katre võib täiesti teha
mingi oma tutvustava mingisugune, võtaks näiteks eetrisse kaks-kolm mängu, pange siia selle video alla mingeid küsimusi veel, mida ma näiteks Katrelt veel võiksin küsida. ja niimoodi hakkabki tulema mitte millestki midagi, seepärast jõulud on ju kohe ukse ees, sünnipäevad ikka meil kogu aeg suguvõsas jooksevad, on ju. näiteks miks mul on lasteaias kõige lihtsam keegi, kes nagu lõbusamalt ennast seal aega veedab, tähendab, et mingit mõnusat manti ka veel peale rüüpab, et siis lasteaias alati hea, juttu ei pea rääkima, kogu aeg näitad asju. ja seda saab tegelikult ükskõik mis keeles mängida, seepärast et keelt ei ole vaja. mina siin, kui Soome keskkonnas praegu olen, siis see on kõige parem mänguasi üleüldse. et ei ole vaja nagu selliseid asju, aga sul on ju seal enda valikus palju erinevaid huvitavaid, näiteks see ka, mis sa praegu jooksuga näitasid, uks lahti, mis see oli, mingisugune vuntsi lugu. jaa, et see on nii-öelda, mul karpi praegu vist ei ole siin, aga see on jah, 4 ritta formaadis, et see sai tehtud sellepärast, et pöörata tähelepanu meestele ja meeste semutsemisele, et mehed ka tegelikult võiksid rohkem semutseda, see on Austraaliast alguse saanud üks liikumine, Men's Shed, mis siis tegeles sellega, et meeste tervis või ütleme, sotsiaalne heaolu, issand, no ütleme, et semutsegu rohkem, et ei pea minema baari rüüpama, vaid lihtsalt just. no, semutseme, mängime malet või mis iganes. ja siin on nii-öelda nii päris vuntsid Freddie Mercury näol näiteks ja näiteks ka siin on Peeter Volkonski kui ka fiktiivsed vuntsid. et ta ei saanud meil väga kajastust, aga ka veel see, et tegelikult see ei tee mind üldse kurvaks, et ma ei ole nende mängudega võib-olla topis, aga taaskord, et nad lähevad ju kellelegi korda ja nendel on mingi lugu, Mm. aga mida ma ei ole nagu suutnud ära mõelda, ongi see, et ma ei ole võib-olla neid lugusid, mis nende mängude taha kirjutada, nagu seda piisavalt rääkinud või noh, see kõlab nagu mingisugune selline nišitoode ja noh, mõni võib-olla ütlekski, et kuule, sellega sa küll rikkaks ei saa, et mingit niši juttu ajad siin. aga, aga kui sa nüüd tood jälle selle kuue ja hoolimise, siis ma mäletan ka laatadel nagu iga inimene, kes selle mängu ostis, nagu oleks talle veel andnud natuke kuldjahu kaasa ja mingi šokolaadikommi ja et ma olin nii tänulik sellele inimesele lihtsalt, et jah, et ma ei tea, kuhu ma selle jutuga praegu jõuda tahtsin. vahet ei ole. aga jah, just see kuus on tegelikult nii palju veel suurt, kui sa teda nagu sa leiad, ehk siis sul ju veel ütleme 6 kuueks, aga su missioon on see 5, 10, 15, mis tähendab vaimne õpetaja. see igalühel kõnetab erinevalt, sinul on see praegu, on see läbi lauamängude. sa veel ei tea, kuhu see edasi läheb, ega mina ka jah, ju ei tea, kuhu numeroloogia veel viib, aga sellest ei ole häda. Lähme, usaldame seda maailma, usaldame siin, kus me praegu oleme. praegu näiteks meil on see niinimetatud väike podcast sinuga. võib-olla varsti sa ütled, et kuule, sul on oma televisioonikanal, vaata, ja ma ütlen, et kuule, mul on vapsi veel vingem värk, et davai, tule minu saatesse. me ju ei tea, kus me aasta pärast oleme. et see on nagu väga huvitav. mul tekkis sinuga isiklikult veel paar huvitavat asja, mida ma siis, kui me paneme selle nupu kinni, et ei salvesta, tulin väikseid mõtteid, noh, teile ka natukene elektriks teadmiseks, et ega siis me niisama siin niimoodi koos ei ole. miks seda podcast'i üldse teha? selleks, et lihtsalt minul tekivad mõtted, Katrel tekivad mõtted, miks üldse teha suulist analüüsi, täpselt samamoodi. Katre ka ei teadnud, et ta tuleb siia kinopilti koos minuga, minu podcast'i. ma ei teadnud, teate, 2 kuud tagasi üldse, et ma podcast'i teen. ma ei teadnud seda, sest lihtsalt ma tundsin, ma ei saa neid naisi, neid mehi lihtsalt vakal hoida, kes mul on kliendid ja kes tegelevad selliste asjadega. kuhu nad lähevad oma asjadega, nökerdavad seal vaikselt. mina, kui oleksin nökerdanud oma numbrite keelt, nii nagu ma ütlesin, mu perekond oleks lihtsalt minust lahti öelnud, seepärast nad ei oleks jaksanud seda infot enam kuulata. selleks ongi kõik see, kus me praegu oleme, et lihtsalt kuulevad täpselt õiged inimesed. ja jaa, just. ja, ja nii nagu teil kõigil on omad missioonid ja sinnapoole me liigumegi, me ju täpselt, kui me nüüd täna saame teada, et missioon on see, näiteks mõndadel on ju vaimne õpetaja, mõnel on esoteerik ja ta on praegu lahtise küna eest, ei tea, mis sellega peale hakata. usalda lihtsalt, usalda ja liigu selle järgi. küll sa ära tajud, kui sa negatiivses oled, küll sa aru saad, et hambad on ristis. nii nagu Katre ütles, nii armsalt, mulle nii meeldis. Jee, noh, ehk siis jee, ma olen nagu ettevõtja, jee. vaata,
ma olen ettevõtja, no kuidas tahad, vaata. et jällegi nii kihvt, et see ettevõtlus on tegelikult see, et sa tõid väga hea näite, kuidas sa nagu ämmaga rääkisid, et ettevõtlus tegelikult meis kõigis on seda, kellel rohkem, kellel vähem, kes hakkab kohe endale blokke seadma. mina küll nii ei tee, ma ei ole jobu, et pilti tulen, onju. No ära ei ole siis, lihtsalt olegi teleka ees, vaata oma seriaale, kui sa tahad, onju. igalühel oma valik. meid on erinevaid. samas see, mis ma tahan ütelda, et see, et me oleme nagu, sul on see loovhoog, loovjõud, hakkasin ütlema. no mul on väga ka hea. loovjõud, mul on ka Soomes ettevõte ära registreeritud, mul on Eestis ettevõte ära registreeritud, on ju. Need kumbki ei ole nüüd kahjuks numbrite keel ega numeroide keeli, sest ma aasta tagasi ju ei teadnud, et ma hakkan seda niimoodi tegema. ma ka arenen, et mul ka on need selles suhtes arengufaasis, aga see peab lihtsalt selles meie ühiskonnas, meil on see oma formaalsus, kuhu me selle peame registreerima ja tegema. Ja siis mingi hetk on ka see, et lihtsalt kiljume ja tantsime ümber lõkke, et ma olen ettevõtja. või siis on see, et jee. Jaa, nojah, no ma jah. tahtsingi öelda, et ma nagu olen kastisüsteemis, et ettevõtja, mul lihtsalt, miks ma niimoodi jee ütlen, et kui ma mingites vestlustes, kes mind on enne tundnud, ma ütlen, et ma olen ettevõtja, siis on oo, et ettevõtjat kuidagi kujutatakse jälle, et kuidagi valgekrae ja upub rahasse ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et siis see, ütleme, asi, millega ma olen ettevõtluses nagu väga rahul ja noh, mul on ka siin oma probleemid, et võib-olla liigne nagu mugavus, et vaata, kui hea on, et kui sa oled nii-öelda palgatööl, et keegi ütleb sulle, et kuupäev on siin, tee ära. Et ma olen väga hea töötaja, sest mul on kohusetunne nagu lihtsalt üle prahi ja noh, praegu mulle meeldibki töötada missiooniga ja kui ma missiooniga ka veel töötan, siis ma võiksin nagu lõpmatuseni ennast puruks töötada, et täita missiooni, et aga mis ma ettevõtluses olles ikkagi armastan, see võib olla ka vabaühendus või MTÜ, eks ju, mittetulundusühing, et sa teenid, no ikkagi teenid nagu seda raha ju ise, et ega vabaühendus või MTÜ Mm, ei pea ju, lihtsalt ta ei tohi kasumit teenida, ta saab ikka palka maksta ja nii, on sõltumatus mm, ja see on asi, mille ma olen enda jaoks selgeks mõelnud, et see mulle meeldib, sest siin ma saan täpselt ise sõnastada missiooni ja ise seda teed siis käia ja vajadusel ka endale tuhka pähe raputada, et läks halvasti ja mulle keegi ei hakka nagu ütlema kogu aeg, läks halvasti, läks halvasti. jah, ma tean, ma räägin endaga korraks läbi, et mul läks praegu nii või ka hinnanguid andmata, et praegu läks kehvasti, et issand, kui huvitav oli, et ma lähen nüüd seda teed. Et see on sõltumatus, mida ma armastan ja minu meelest ongi ka MTÜ-s tegutsev inimene, kes on selle loonud enda mingi missiooni ümber, ühe vabaühenduse, on kuradimaa ettevõtlik, et ta, ütleme, mingis formaalses maailmas ongi, et need on ettevõtjad, need on need külaliikumise edendajad, siis no ja siis on veel sotsiaalsed ettevõtted, siis ma tean, ma ühe sotsiaalse ettevõtte tüübiga vaidlesin, et ta ütles, et sina ei ole ikka sotsiaalne ettevõte oma loovoogiga, et sina ikkagi teenid kasumit. ma ütlesin, et pagan, et see on lihtsalt üks juriidiline võimalus. Et see, et ma olen OÜ, ei tähenda, et minu ettevõttel ei ole missiooni, mida ma täidan, et ma ei ole siin selleks, et kasumit teenida, vaid ma olen siin selleks, et mingit missiooni täita, et ma arvan, et need on ju enamus ettevõtete huvi on ikkagi mingit missiooni mm. täita. Et niimoodi need ettevõtted ju luuaksegi, et kellelgi tekib idee ja hakatakse seda arendama, et jah, see raha teema on ka, aga lõppeks, kui sa ainult rahale orienteerud, siis sa ühel hetkel ju lihtsalt kaotad kõnevõime, mõtlemisvõime, piltlikult öeldes, et sa oled Mm. nii nagu kinnisidee on raha, 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 et sa kaotad nagu selle loovuse ära, vähemalt minuga on nii. Ma ei tea, võib-olla mingid teadlased või inimesed ütlevad, et see ei ole nii, aga minuga on nii, et kui nagu lähed ära nii-öelda sellisesse kasti liiga äärmusesse, siis sa kaotad selle innovaatilise või sellise loomuliku loomingu lihtsalt kaotad ära. lihtsalt siin minu on kogemus. sinu kogemus, kallis naine, minu kogemus ka selles suhtes, et meil on ju missioon 50-15, mis tähendab seda, et me ei tohi olla orienteeritud rahale. ja sinu see loov hoog on väga tegelikult missiooniga, ehk siis see, et nii nagu sa ütlesid, et see, et väike see informatsioon seal kaardipaki taga, et sul oleks iga selle info kohta hästi palju rääkida.
ehk siis siit üks samm nagu edasi. Mis ma siin, teate, tegelikult ma teen selle avalikult praegu, mul tuligi mõte, paneme natukene nüüd Katre ebamugavasse olukorda. Katre ei pea mitte midagi vastama, lihtsalt kuulab. mis te arvate, kas Katre võiks teha oma näiteks kanali Youtube'i, näiteks, kus ta võtabki lihtsalt kaardipaki. Ta tuleb muidugi meile ka külla, pange lihtsalt mulle siia alla või meile siia alla, milliseid kaardipakke te tahaksite, et ta räägiks meil siin. aga kuna tal on mänge rohkem kui 15, ma arvan, nooguta, kui on rohkem kui 15, näete, see oli noogut, see on jaa, naise jaa. mina ka ütlen nii. siis tegelikult võiks ju Katrel täiesti olla oma kanal, näiteks pange siia ideeks alla, millises kanalis Katre võiks jagada, kas see võiks olla Youtube või on TikTok või on Facebook, ma ei tea isegi, mis variandid veel on, aga see, et kus meile, eestlastele, kõige lihtsam on kättesaadav see informatsioon. näiteks minu meelest väga hea, see oli tegelikult üks asi, mis ma tahtsin eetri päriselt ütelda sulle ja ma arvan, et meie vestluses ma kindlasti ütlesin ka sulle seda. aga vot nüüd paneme see natukene niimoodi purki. et palun kommenteerige, mida te arvate, kas Katre võiks rohkem rääkida oma nendest lauamängudest, sest tegelikult seal on nii palju asju, mida ta üldse veel ei jõudnud ei mulle rääkida, ei teile rääkida ja oleks väga vinge, kus ta näiteks räägikski kaardi mõttest, kust ta üldse selle peale tuli, võib-olla tuli hoopis elukaaslasel see mõte, võib-olla elukaaslane käis kuskil ja nägi midagi, ütles, et oo, Katre, aga meil ei ole sellist asja, mis sa arvad? ja näiteks ka see, et milline kaardipakk näiteks ka kellelegi võiks sobida. võib-olla ta näiteks konkreetselt ei sobi, ma ei tea, noh, ma ei tea, ma ise ei tea, ma arvan, et ei ole sellist asja, kellele ta ei sobiks, aga ta sobivad väga paljud, võib-olla mis keskkonnas kõige paremini, näiteks kui on mingi juubel või jaanipäev või no ma ei tea, seal on nagu palju, mida sa võid meile rääkida, et ma nüüd küll ei anna veel sulle, ma näen, et läheb lahti, aga pange palun kommentaarid kohe kindlasti siia, et kas see on hea idee, kus kohas Katre võiks seda teha ja, ja millest te ise tahaksite, et siin näiteks meil tuleks mingi jätkuvideo, et me ei tule nüüd lõpetuseni Katre neid videoid siin läbi tegema või neid kaardipakke, sellepärast et ma tahan, et Katre võtaks ise kätte ja tuleks sellest väiksest mugavustsoonist välja ja vot niimoodi on meie kõigiga, teate. mul on ka vahest näiteks nädal, kus ma ei tee üldse videoid. seepärast, et see on see, et kus ma olen jälle oma peas kinni, ma natukene mõtlen, miks inimesed teevad nii, nagu nad teevad, ma vahepeal jooksen peaga vastu seina ja mõtlen, ei, Merike, ära hoia seda endas. räägi see välja, seepärast et selliseid olukordi on väga palju. näiteks see ka, et kui meil on mingisugused seltskonna nagu kokkusaamised, siis ka, et aga kuidas võiks seda veel kihvtimaks teha, mitte see, et me ei hakkaks kella vaatama, ütleme, kuulge, nüüd võiks nagu ära hakata minema. ei ole, millest rääkida. aga samas on see, et näiteks siit mingisugune teatud lauamänguga sa saad panna mõtted käima. vahest on näiteks see, et minu numbrite keel ka, et ma teen seda oma perekonnaliikmetega. võib-olla sul on selline lauamäng, mis aitaks panna mõtteid kuidagi veel strateegilisemalt liikuma, kuidas näiteks oma väikest ettevõtet, meil on ka see alles nagu algstaadiumis. sa saad aru küll, on ju? sa juba ja noogutad, sul kindlasti siin jooksevad mingid lauamängud, mis hästi nagu kitilt harmoneeruksid sellega. no vot, Merike, mul on tegelikult ka Katre. mure, mida ma tahan öelda inimkonnale. Mm. tegelikult see ei ole üldse mure, aga mis on ka hästi lahe, on see, et mingid inimesed hakkavad, ütleme, kui on juhendiga lauamäng, et hakkavad juhendist näpuga järge ajama ja et see ei ole ju nii või et see ei lähe ju nii. ja siis ma ütlengi, et tegelikult ma tahaks ka seda, ma tahan seda, et inimesed ei võtaks neid mänge nagu kuidagi, et juhendis on nii, vaid nende pea plahvataks, nad hakkavad veel omakorda mängima neid teistmoodi, mis iganes. Mm. et see on mu unistus ja mul on, see on nali praegu ja mul on unistus välja anda carte blanche, ma armastan võõrsõnu, onju, mul on kusjuures Bushi kompleks, ma võin täiega mööda panna, aga ma ei karda seda, ma nagu täiega panen mööda ka hea meelega. et anda välja valge kaardipakk, valge, kõik ilusti välja lõigatud, kõik on valge ja argument on see, et tee ise, tee ise hullult hea, valge. hullult hea kingi idee jälle nagu selline, saad kingi ja mõtled, et mis asi see nüüd on mm.. Valge kõik on ju. joonista, kirjuta ise täis, nagu tee, nagu have fun with it, nagu ära nagu mõtle, et issand jumal, ma teen valesti või nagu noh, raamatu lugemine, et mida nüüd kirjutaja öelda tahab, et issand jumal, et lihtsalt loe, et ma arvan,
raamatu kirjutajal ongi hea meel nagu kuulda ka neid lugusid, et issand, sa lugesid selle ära, sa said hoopis nii aru, ma tegelikult ei mõelnud nii. et mm, see ongi, ja vaata, Merike, see ongi see, et vaata, vist on jälle üks võõrsõna sünergia, millest ma ka vahel aru ei saa. Et vaata, tekib inimeste vahel mingi keemia, sünergia, mingisugune hoog, mingi hoomamatu hoog. aga see ongi see, et inimene laseb kuidagi või inimesed lasevad kuidagi vabaks. Et mm, missioon, ma tahan ka seda, et inimesed laseksid vabaks või et kuidagi, kui mina ei suuda oma mängudega seda seltskonda kindlasti alati tuua, et siis ongi mul kuidagi palve, et noh, visake korra mingi, ma ei tea, mingid pähklid õhku või et pähklid appi, hakkame korjama neid kõik koos üles, see üks läks sinna laua alla või et kuidagi leidke see laps või see nagu mhm. see lollakas endast üles, et ei pea selleks ju alkoholi jooma või et laua peal saab tantsida ka täiesti nagu kaine peaga, et see on selline nagu hulluse lubamine endale sellises turvalises keskkonnas, et kui sõna mäng ajab sind ka nagu närvi, et mina küll ei mängi, siis mõtle, kurat, miks see sind närvi ajab nagu, et mida sa oled ära unustanud, et noh, ja võib-olla selleks on meil ka need mingid lapsed meie ellu antud, kas nad on siis naabrilapsed või oma lapsed või lapselapsed. et vaata, et me ei unustaks vist nagu ära teekonnal seda mängu võlu ja mängu ilu, on ju. Mm. issand jumal, kuidas ma kõlan nagu mingi paatos siin räägib, aga noh, ole nii ma vait. olen mõelnud lihtsalt. Lõpeta kohe ära, vaadake, vot selline oli ka meie vestlus Katrega. jälle ma olen sellest vist juba 3 korda rääkinud, meil on nagu mega huvitav ja lihtsalt saad aru, ei lõppe otsa see meie jutustamine. vaata, mis tähendab, 2 võõrast inimest said kokku, üks peegeldas teisele tema elu, tema peegeldas mulle tagasi, ehk siis oli see meie suuline see analüüs, eks ju. siis lõpuks silmad punnis vaatame, meil on üks ja sama missioon, üks liigub oma missiooni, vot niimoodi, siis Katri ütleb, mina küll niimoodi ei oska, ma ütlen, sul ei olegi vaja osata, mina ei oska nii, nagu sina oskad, aga hakkame usaldama ja rügama kogu aeg selles suunas, et ja, teate, äkki teeks niimoodi, et ega meil ei lõpe Katriga sõna otsa ei, selles suhtes, et kui nüüd keegi ei anna märku ka, et ma peaks lõpetama, nagu kogu aeg ootan, et äkki mees vehiks, et kuule, tule sööma või midagi. et sul ka ei ole meest kodus, mul on mees kodus, teeb süüa praegu. keegi jah, võiks lüüa teha küll, jah. võiks jah, et teate mis, et ma väga-väga tänan esiteks Katre, et sa olemas oled, et sa võtsid selle, oota, tahtsin ütelda, et sa võtsid selle julguse, kuidas sa üldse sattusid mu otsa, numbrite keele otsa? Alguses ütlesin ka, et lihtsalt nii äge oli vaadata, kuidas üks naine tšillib telefoniga vabalt metsas. esiteks ma tahtsin ka sellisesse männimetsa minna ja esiteks ma mõtlesin, et issand, kui lahe, et ta räägib nagu kõik otse, et tal ei ole mingeid lõikajaid või asju, et ta näeb nii lahe välja. ja lihtsalt Hmm. see männimetsas käimine ja see, et sa olid nii vahetu, et see ma leidsin ja siis ma hakkasin sind vaatama ja siis loomulikult algoritmid said aru, et ma hakkasin sind vaatama ja siis ma hakkasin jälgima ja kuulama. et lihtsalt ja kuidagi mingil hetkel, nüüd see tuleb see huvitav sõna, trööstima, et mingid asjad minu elus siin juhtusid, mis nagu üks asi viis teiseni ja et see sinu lugude kuulamine tohutult trööstis, sellepärast et nad olid nii helged. isegi kui sa rääkisid võib-olla nagu olid aus ja olid mingid nagu sellised, issand, mingisugused sellised imelikud asjad, siis see ikkagi oli nii suur helgus, mis sealt tuli välja, et selline tõesti selline trööstiv ja aus, mõnus jutt ja muidugi see männimets ka. Männi lõhn läbi ekraani on ju. Jaa, täpselt, Mhm. absoluutselt. männilõhn tuli läbi ekraani. kuidas sa selle sünnikaardini üldse jõudsid, miks sa seda tahtsid? No ikkagi, et olen viiekümnendates poolel teel ja kontakti endaga leida, et ma kuidagi tunnetan, noh, et seda võiks teha ja seda võiks teha ja kolmandat teha, et kuidagi selline rahutus oli hinges, et tahtsin võib-olla siis sünnikaardiga mingit kinnitust leida või mingit pidepunkti, et kuidagi
hakkan kuskilt midagi kuidagi minema. ja no, usu või mitte, ma ei taha sind üldse kõrvutada terapeudiga, ma kaalusin ka seda, et ma lähen teraapiasse, et mul on kuidagi mm. peale, aga mul ei olnud seda teraapiat praegu vaja, ma olen ka seal, noh, käinud tõesti arsti juures ja psühholoogi juures, ma soovitaks nagu kõigil, ma ei tea, üle 3 aasta või nagu naistearsti juures või kus iganes perearsti juures käia ka seal, aga et ma ma tundsin, et ma tahan sind ja see, mis sa ütlesid ka, et sa annad suulist konsultatsiooni, ma ei ole iial nagu midagi sellist kogenud ja see osutus nagu nii geniaalseks lahenduseks minule. See suuline konsultatsioon, et sul on täpselt justkui keegi pihitoolis kuskil, kellega sa saad rääkida. ma loomulikult ei koormanud teadlikult Merikest, et ma ka mingitel hetkedel oleks ka kohe rääkinud sinuga ja kohe nagu jaganud midagi, siis ma nagu suhtun ka Merikesse ikkagi austusega, et ma ei koorma teda mingite Aitäh. suvaliste asjadega. no just, et aga see 3 päevane ütleme, infovahetus ja tagasipeegeldamine, kuna Merike palus seda tagasipeegeldust, ma võtsin seda ka nagu hästi tõesti nagu rolli, et ma nüüd kuulan ja süvenen ja peegeldan Merikesele tagasi, et tema töös on see vajalik. ja see tuli ka nii orgaaniliselt, et see oli väga-väga geniaalne asi, mis mind aitas, mul oli meeletu energia pärast neid sessioone, nagu täiesti õudselt suur energiavool ja ma tegin ka ühe väga-väga suure otsuse, kusjuures selle arenguteekonna kestel ära, mis ei ole normaalne otsus, keegi võiks mulle öelda, et kuule, lollakas oled või ma ei tea, mul ei ole vaja seda jagada, et selles mõttes, ei, et ära jaga, ei. ja, ma et arvan, et sa aga vist jah, ütlesid ka mulle seda vist, eks ja ju. ma Las ta ütlesin, siis jääb, las ta ja jääb, jah. just, Merike teab seda, et tegelikult elu on nii safe, et kui sa just ei ole nagu kuidagi noh, sa ei tee kellelegi liiga oma otsustega, see on võib-olla oluline ka teada, on ju, et sa ei tee Mm. kellelegi liiga, et siis mingeid elupöördeid teha on täitsa okei, aga kõige hullem on see, vaata, kui sul kuidagi, et sa pead lähedasi hakkama võib-olla veenma selles, et sa teed midagi ebanormaalset. et see on natuke keeruline, aga kui sa jääd ise nagu selliseks naeratavaks olendiks, siis nad harjuvad sellega kiiresti ära, sest nagu see on mingi blablabla jutt juba, aga naeratavaid olendeid on alati nunnum vaadata kui selliseid massis ja nutvaid olendeid, onju. kuigi nuttev olend on ka ilus, oleneb mille pärast. No jaa. Vaadake, siin on jälle see, nagu me Katrega ikka siis, kui tegime seda lõpukõne, no ei tahtnud ära lõpetada. Nii põnevaks läheb kogu aeg, no lihtsalt see on nii huvitav. ma väga tänan sulle, sind, Katre, selle kõige eest, et see oli jälle täitsa plaaniväliselt, sest tavaliselt mõtlen, et oi, aitäh, et minuni jõudsid ja nii edasi. Ja siis mõtlen, oota, aga väike hetk, et aga kuidas sa jõudsid üldse, miks see sinna nagu läks? samas ma saan aru, see on nii huvitav, kui ma alustasin üldse kõike seda tegema, siis oli see lugu, et ma natuke kartsin, et aga mis mõtlevad need inimesed, kes noh, seal väikses külas, kust ma pärit olen, on ju, et siis satuvad ja, kanali ja. peale. see oli hästi väike hetk, see on ju tegelikult meie kõigi normaalne hirm, näiteks sina ka, Katre, vaata niimoodi, ärge unustage seda, mida ma ütlesin, et kommentaaridesse pange, kus kanalis Katre võiks hakata oma nendest mängudest rääkima. ma tean kohe, mis on esimene hirm, mina ei, kes olen mina, et ma hakkan rääkima ja kui ma siis räägin, kuidas ma seda räägin ja pärast, mida rohkem sa hakkad seda tegema, sa nagu üldse mõtled, et täitsa lõpp, et aga kuule, ma olen juba päris eakas ka, et ma võikski tegelikult juba ütelda seda ilma maskita, mis on nagu meie jah, eesmärk. ja see, et see hirm, et mis ma kartsin, et sealt väiksest külast näiteks, no ma olen kõigile öelnud, Tudulinnast olen ma pärit, ma ei saanud mitte ühtegi kommentaari, päriselt mitte ühtegi, ma ei tea, 2 varianti, kas ma olen nagu nii nõme nende jaoks, et nad ei hakka nagu sõna raiskama või siis on see, et mida mina usun kõige rohkem, teate, inimene saab just, et me kõik saame ju Youtube'ist just algoritmide järgi, Facebookist algoritmide järgi seda, mida me tegelikult ka vaatame. kui me tegeleme vaimsusega, meil lükatakse vaimsust peale. kui sa vaatad mingit vägivalda või siis seda, et kuidas kellelgi, siis täpselt seda sa saad kogu aeg peale, noh. ehk siis, noh, 3 punkti, järeldage nüüd ise, mis ma just rääkima hakkasin, on ju. noh, eks siis me teeme õiget asja, nii et aitäh teile kõigile klubilistele. aitäh, Katre, et sa tulid välja ja rääkima ja olema see
sina ise ma päriselt pean ütlema, et ma Google kaudu küsisin, mis tähendab trööstima. et alguses ma mõtlesin, et mis asja, mis trööstima, päris õudne sõna. ja siis, kui see oli selline nunnu-punnu sõna tegelikult, see oli midagi väga ilusat, see sõna. tahad kõigile rääkida, mis tähendab trööstima või? ja trööstim on see, et kui näiteks sa oled kurb ja sul on kurb hetk, et siis trööstima tegema sõna on siis see, mis sind natukene sealt kurbusest välja toob, et see võib olla näiteks selline hea lohutustoit või paned küünla põlema või ma ei tea, mida iganes sa teed, et seda kasutatakse vist natuke nagu leina teemaga, aga ei pruugi, et jah, et jumala lahe sõna, esiteks seal on ööd ja kuidagi nagu ülinunnu on trööstimas. Hästi nunnu sõna on tõesti, jumala õigesti iseloomustasid, lihtsalt nunnu sõna. on nunnu sõna jah. hakkame alguses sina. lihtsalt minu sõnavara Eestis väga ei arene siin Soome keskkonnas, aga ma tean, et meid vaatab, seda kanalit vaatab nii Austraaliast, Ameerikast, igalühel on need omad keskkonnad, et võib-olla ka keegi kuulis esimest korda, et no hea teada, et eesti keel on nii võimas keel, mis areneb kogu aeg. ja teate mis? käige piiluge see loovhoog seal lehe peal, vaadake, millised mängud teid kõnetavad. pange siia kommentaari, mis teil endal juba on sealt näiteks, seesama mustnötsu mul on näiteks olemas, mis teil veel on ja millest te tahaksite, et Katre võiks järgmises satsis meil siin rääkida. ma arvan, et me teeks ka mingisugune tund-poolteist ja võtaksin mingisugune äkki 5-6 mängu, sõltub, mida me nüüd siia kommentaaridesse saame. Katre ise ka käib ja vaatab need kommentaarid kõik läbi ja siis me teeme mingisuguse jätku sellise video ja pange siia ülesse, kus Katre võiks hakata rääkima igast oma mängust eraldi. et me saaksime siis totaalse ülevaate pealkirjas, ütleme see mäng ja siis me saame tegelikult teha ka seda otsust osta mingit lauamängu, mis meid täpselt nagu kõnetab kõige paremini. et nii, kallis nunnu-punnu, Katre, aitäh, et sa mu eluteele tulid, et nagu aitäh sulle. mega lahe, aga aitäh, kallikesed ja näeme järgnevates videotes. Tšau.